On today's episode Elvan. Let's go! Nalja teete või? Täitsa. Mul on nii vala ka, kui ma pilli tasku võtta. Welcome to Oman. No tšau, järgmine võistlus on kätte jõudnud. Oleme siin Kulbiloos ja ütleme nii, et vahepeal väga palju trenni pole teinud. Et paar sõitu sai siin teha, et see Matsuri võttis kogu energia ja aja ja kõik ära, sealhulgas ka hääle. Sealt tuleb häält. Mul ei ole häält, et üritame kuidagi hakkama saada täna. Et mingid piiksused tuleb, aga noh, päris häält nagu ei ole. Aga ühesõnaga, auto on põhimõtteliselt valmis, läheb kohe tehnilisse, kõik on regatud, tehtud. Et paar asja muutsime siin praegu ära. Et küünaldega natuke timmisime. Ja selle nädalavahetuse eesmärk on siis põhimõtteliselt lihtsalt sõita selle auto kuskil mujal rajal, et saada natukene sõiduaega juurde. Võiduvõimalust meil ilmselt ei ole, kuna me väga palju sõita pole saanud, ega ta väga konkurentsis ka ilmselt ei ole selle jõuga. Aga anname endast parima ja vaatame, mis teha kannatab. 2 tunni pärast on trennid. Siin rajal selle autoga sõitnud ei ole ja kasutame ka uusi rehve, et sõidame siis Tinodega seekord. Minu ebaõnneks siis ma sellega ühtegi tiiru teinud ei ole, aga ma usun, et me saame hakkama, et kohandume kiiresti ja ei ole üldse probleemi. Nii et lähme vaatame, mis saama hakkab. Ma arvan, et sul pilli ei ole tühikäigu jaoks, seda tuleb pähe anda. Tühikäigu löötustab ära. Ja õli teed ennem suures malmpotis soojaks. Paned lõkke ka? Ja siis tuled, kallad kuuma õli sisse ja peab kohe potki. Nagu NASCAR, siin ei ole aega lotsutada tühikäigu. Me oleme minemas praegu esimesse trenni ja Silmataat andis meile terve suure pangetäie vihma kaela, nii et rada on märg, aga vähemalt saab käe soojaks, autoga kontakti ja mingi ettevalmistus homseks ikkagi on olemas. Pajajajo. Pajajajo. Raja lõpuosas tõmbasid nagu hästi järgi, aga raja alguses on tonga, peame midagi sul välja võtma. Algus oli palju parem, et sa pead ikkagi entry peal kiirust juurde panema. Polt läheb minema kohe. On koju minemas. On poolel teel koju. See oli hommikul kinni igatahes. Aga ma ei tea, kas selle kinni käirab. Seda ma ka ei tea. Pikanäpumees Kreks. Tal on mingid sellised käed. Mina ronin läbi puuri lihtsalt. Või puurid siia augu. Siit paned. Keraamilised piibud võiks olla eemalt. Need on vastu kollesid, vaata. Kolmas ka võtta. Esimeses on siuke tunne, et nagu ninal on null pidamist, nagu kaob alt ära kogu aeg. Et just see, kui ma saan nagu sinna välisjoonele, vaata, seal on siuke veits pampi ja pampide pealt nagu lööb alt ära kuidagi. Et ma ei tea, kas ta tõstab ühte nurka mul ka või tõstab, ma kujutan ette. Ma ei näe ka sealt. Praegune teemat vaadates tundub täpselt nagu see, et sul on nagu nii palju pidamist, et sa rohkem sellega saad joont sõita, sa võitled nagu autoga, et üldse nagu tee peal olla. Saime trenni tehtud, tegime, ma arvan, mingi 7-8 ringi. Ütleks, et sain enam-vähem siuke semipaika, et tahaks rohkem sõita, aga paraku ei saa. Täna rohkem meil sõitu ei ole, üks koosolek on veel ja siis jätkame juba homme, kus on mingi trenn veel hommikul ja siis on kohe kvall ja tandemid järgi. Et praegu siin mõtlesime, mis me teeme, et kuna see auto on suht nagu gripped up ja jõud on tal vähe ja 4. käiku ka ei kannata panna, et noh, ülekandest jääb sutse puudu,
siis kuna siduri kannatalist millegi pärast, et võiks nagu teoorias paberil kannatada, aga proovisin, siis kohe libiseb. Eks me sõidame 3. väga siuke piiri peal, aga üritame kuidagi refi rõuga selle asjaga mängida, et saaks raja ilusti kokku linkida. Et praegu jäi kastidest nagu suts puudu, et leiame kuskilt selle sutsuga juurde ja siis ma arvan, on okei. Et mitte pesta, aga saab hakkama. Nii et homme tõstame võtsi refi rõhku, teeme trenni ära, vaatame, kas on suts parem ja siis juba kallid järgi ja sealt edasi. Kuidas ref oli? Kuidas ref oli või? Sestino üldiselt väga hea, pidamine parem kui Westlake minu arust ja kestis üli hästi, et praktiliselt 0 kulumist, et väga okei. Et tasub osta, jah. Vahel, kui ma sulen oma silmad, siis ma ei näe. Squeaky clean. Rehvi vaataseks silma alt ära. Sa rattad tagasi, kus üks rehv on. Joo kellegi anti lihtsalt näppu vaata, see jooksis. Semipro jooksis ära vaata oma boksi. Semipro sai suure poisi rehvi endale nüüd. Ei no mitmekesi tulid vaata, tulid vahele vaata, loogiline ka aine. Aga ju siis visati vaata, kiire vaata. Ja pandi minema. Aga nüüd on kadun. No nii, päev 2 on kätte jõudnud. Täna siis võistluspäev. Saame siin paar ringi trenni veel teha. Ma arvan, siuke 2-3 ringi, et proovime selle refirõhu teema ära, et tõstsime seda suht oma jagu. Et äkki me saame auto natuke rohkem vabaks, et saame kastidesse paremini sisse. Kuna me seda ülekannet veits puudu jääb, siis äkki see ref kompenseerib sellega. Et lähme teeme proovikad ära ja siis räägime juba edasi, mis saab. Võta seda, kui nüüd nagu reaalselt võitnud olukorda ja sisenemisel kohe ukse alla. Vaata ise, kumba sa enne teed, kas liid või chase teed enne. Ma teen liidi enne. Ja nii laia joont kui võimalik ja kui vaja hoia jalaga kinni lihtsalt. Ja pea meeles just, meil on vaja just seda esimest kahte käest paika saada. Kui me need saame paika, siis üle tuleb juba loomulikult. Ja, davai. Ilmselt mingi see kummivorst oli refi peal ees. Tuli siuke suur vibra tuli sisse. Prool viskas haigelt käest, igaks juhul ei hakanud minema, et äkki midagi lahti. Mul on nii vala ka, kui mul pilli tasku võtta. Väga palju parem on, et väga okei. Ma praegu väga ei pussinud ka nii, et lähme teeme boksi, ma panen kohe pildi tasku. Keegi mu slikki on jalutamas näinud. No parem on ja kõvasti jah, see refi rõhku juurde panna, see ikka aitas küll. Nüüd saab kastideni välja ka päriselt, et palju see ikka vabam on. Enne ikka võitlesid, et jõuda kuskile. Aga käiku jääb ikka puudu, see tunned, väike törts. No, näite, mis on. Kusjuures ma just isegi ei näe seda otseselt. Ei, sa ei näe, siit näed. Käib jah edasi tagasi. Põlevad poolt. Tuleb ära teha. Simon peab üles leidma sisemise drifti äsa, nüüd on aeg teha. Munad on vaja uuesti üles leida, et neid pole ammu näinud.
esimene sõit 57 punkti, 5-7. No see on ju paha just. Kohtuniku torni ette betooni otse. Täie puhaga. Siuksoo. Kommentaatori. Ai. 13.7 praegu. Keskmine. Ma arvan, et saab Tanelsit sõita küll. Teise ATV-s lepid lambid. How feel? I very feel. You feel? I feel good. Parem vist. Oli või? Ma ainult tulen kommentaatoreid vaadata punktilt. See oli hea. Oli jah. See oli hea. No soe on ikka jälle. Jälle on soe mingi jama. Kütsi haisu tuli. Tuli või? Nii kaks juhuks. Palju tegi vaadata? No just boksid. Parem oli vist küll. Ja. Parem sõit ja lausa 0. Oppa. Tegelikult juba Suemaa teine sõit 0. Oota kohe. No kaua ma arvan. Mäletage, kas siis kuskil nõukogutsoonis läks läbi või jah, ta on nagu korduses ka väga Hello. How good? Very good. Very feel. Kohtunikud põhjendavad väga lihtsasti. Koosolekus sai räägitud sellest, et alates ringi algusjoonest on vaja olla gaasil, enam ei tohi aeglustada, aga see sõitja tegi seda ja seetõttu... Mis asja? Pidurdasid või? Gaasi pidi andma? Oi, meil on mis nali see on? Sa seda kohta ei kuulanud või? Mis? Võta kaamera, lähed nalja teed või? Videotõestust vaatama. Nalja teete või? Mis kuradi see on? Mul on siin ka... Vaata. Mis seisem? Ei tule suitsu, ei tule suitsu. Ja nüüd hakkab tulema. Mul ei tulegi, mul ei ole jõudu. Vaatasid selle järgi. Mis asja? Vaata. Mul on täis laba peal seal ju. Ja on-boardis on, näed, full throttle poisid. Täitsa. Ei, ikka 0 ja otse. Teisest kolmandani väidetavalt täiesti sirge ja video pealt on näha, jumala põikini. Ma ei tea. Kelleks sa rääkisid praegu? No selle kohtunike või selle hindajate see vastus. Et initiationist edasi, ma olin gaasilt maas, aga mul on video, kus mul lapp täiesti peas. No see on nina ees mul sinna. Kas nemad vaatasid? Nad ei vaata videot. Neil on läbi liisid ja neil on savi. Kui on punkt kirjas 0-0. Nad ei saa muuta seda enam. Kui Liis ütleb, et ma näen videot, et tal on... No ei saa muuta reeglid on sellised. Et selles suhtes see tegi mulle suht karuteene praegu. Ma saan mingi räiga vastas endale nüüd. Ei saa üldse ennast. Lähme koju üldse selle pärast. Söö peal. Nonii, meil on päev tänaseks läbi. Saime oma kvallisõidud tehtud. Esimesest saime 57 punkti ja teisest saime paraku 0. Et öeldi, et peale initiationit siis võtsime hoo maha ja teise outside-zone'i ja kolmanda outside-zone'i vahel oli autokorra otse. Et meil on ka GoPro klipid olemas, et saate ise vaadata, kas oli otse või oli gaas maas või ei olnud. Aga nii on, et saime sealt 0 ja jäime 33-ndaks, mis on kõige õnnetum koht, kus olla. Et täpselt teeme top 32 jaoks välja.
aga see selleks, järgmine võistlus on meil Kehalas, sinna oleme kindlasti ka ennem trenni, et üritame seda auto veel paremini paika saada, et täna juba hakkas vaikselt tulema, et see Kulbilo rada ei ole mulle kunagi nii väga sobinud ega meeldinud, et siin on alati mul keeruline, et eriti just esimesed mingid ringid ja siis hakkab vaikselt tulema nagu ikka. Aga Kehala on juba veidi sobivam mulle, nii et ehk läheb seal paremini. Nii et näeme juba Kehalas. Tšau!